Tere! Alustame SK Reporteri 11. saatega. Mina olen Eliise Kull. Taliharjapäeval avati Sindi gümnaasiumis vabadussõjalaste liikumist selgitav rändnäitus. Näituse avas ajaloodoktor Jaak Valge. Ta esines ettekandega vabadussõjalastega seotud müütidest. Talvel on ööd pikad ja pimedad. Sellepärast korraldas 11. klass viiendikele ja kuuendikele loengu helkuri kandmise tähtsusest. Mis projektiga on tegemist? Tegemist on helkuri projektiga ja alguse sai siis sellest, et septembris alustas Sindi gümnaasiumis politseiõppe ja sellega liitusid 11. klassi 5 õpilast. Mis oli projekti eesmärk? Eesmärgiks oli meelde tuletada noortele, et helkuri kandmine on vajalik, et nii-öelda tutvustamine polnudki oluline, et seda teavad kõik, et helkurit on vaja, aga et meelde tuletada, et pimedas olla nähtav, kuna Eestis on ju enamus aeg on pime. Mu lähedane sõber on ka jäänud auto alla pimedusest tõttu, et helkuri polnud ja ma mõtlesin ka, et ma ei taha, et rohkem minu lähedased või ema, isa või sõbrad, keegi uuesti selline asi juhtuks, sest seda raske üle elada ja tänu sellele ma läksin kaasa ja ma tahan ka inimestele südamel panna, et kandke helkurit. Elamusaasta projekti raames, kes meie kooli gümnaasiumõpilastega vestlemas Varjudemaa peanäitleja Karin Rask ja produtsent Mauno Meerits. Vestlesime nendega projektist. Rääkige meile siis veidi elamusaasta projektist, et mis endast kujutab ja mis üldse on? No nii palju kui mina tean, on see selline formaat, mis juba mitu aastat tegutseb. Sellel on palju algatajaid, Jan Kaus, Elolis Parmas, Katrin Teppen. Ja see on selline siis, et erinevad inimesed, enamasti vist loomingulised, aga mitte ainult, käivad üle Eestimaa erinevates koolides noortega rääkimas tegelikult ja ka lastega, täitsa vist esimesed, teised klassid on ka olnud kaasatud. Ja mida nad siis räägivad? Nad räägivad tegelikult selliseid mõtteid arvatavasti, mis on neile sellel hetkel olulised, mis puudutavad kuidagi elamusi, elu üldse laiemalt, valikuid elus. Ja mulle tundub, et ideaalis vist sellest kujunebki selline vestlus nende noortega sellel hetkel siin ja praegu, mis on nende inimeste jaoks, kes seal ruumis on olulised. Kui kaua selline vestlus kestab? Ega see on arvatavasti ka kooliti erinev. Meie siin praegu, eks ole, Sindis, meil kestis see, ma arvan, nüüd siis vist 1,5 tundi või natuke rohkem. Ja, me kella ei vaadanud, unustasime ennast ka rääkima kogu aeg, et see on siuke... Jah, see eesmärk ongi tegelikult see, et tegelikult mitte ainult meie ei räägi siis oma vahel ja monoloogis, vaid saada ka siis noored inimesed, kellele me räägime meiega dialoogi, et tegelikult vahel ju noored teavad paremini kui vanemad nagu mõnest asjast ja siuke mõttevahetus on alati nagu oluline ja tähtis osa, et tekiks seal see siuke dialoog. Jaanuaril toimusid Paikuse põhikoolis lauatennise võistlused, kus Sindi gümnaasiumi õpilased saavutasid väga häid tulemusi. Kaur Kasemaa saavutas 3. koha. 2. koha said oma vanusegrupis Sirelin Kukk, Merilin Nõmm ja Madis Tropp. Katre Kull saavutas 1. koha. Palju õnne võitjatele! Tähelepanu kõik glamuuritarid. Stiilinädal algab sellel aastal 8. veebruaril. Esmaspäeva stiil on punk ja rock. Teisipäeval soovahetus. Kolmapäeval matkasellid ja turistid. Neljapäeval loomaaed ning reedel punane ja roosa. Toimub ka catwalk.
õpilasesindus teatab rõõmuga, et 18. märtsil toimub Sindi gümnaasiumi playback. Registreerimisinfot kuulete kooli raadiost. See oli SK Reporteri jaanuarikuu saade. Kohtumiseni!